Personalijuhilt ootaks eelkõige, et ta aitab väga pikalt ette mõelda ettevõtte personali hõivamise poliitika osas. Ja minu jaoks on väga oluline, et personalijuht aitaks seda ettevõtte kuvandit viia noorte inimesteni juba alates lasteaedadest, koolidest, ülikoolideni. Et väga tähtis on käia, rääkida, kui tore on meie ettevõttes olla ja selle võrra on lihtsam tulevikus neid konkursse läbi viia ja kandidaate säravaid on palju rohkem. Mida suurem firma, seda rohkem on uute inimeste leidmine teemaks ja probleemiks kogu juhtkonnal. Ja hea personalijuht on teinud piisavalt suure eeltöö ära juba aastate jooksul, et ta ei pea tulekahjusid kustutama. Et väga suur lisandväärtus on, kui on välja kujunenud süsteemid, tead, kust inimesi ette arendada, et tehakse tööd juba ülikoolides läbi stipendiumite, praktikantide ja on valida alati palju lihtsam. Et suur lisandväärtus, kui personalijuht oskab pikalt ette vaadata ja on kaasas ettevõtte arengutega. Ma arvan, et tulevikus ei olegi nii suuri muudatusi, kui väga kardetakse. Et ma arvan, et suurtes tehastes, suurtes infrastruktuuri ettevõtetes töötajad jäävad üsna samasuguse töösuhte peale. Et ma arvan, seal suuri muudatusi ei olegi. Loomulikult arvutid ja robotid vahetavad mingi osa inimesi välja, aga töö jääb ikka samamoodi alles. Uue tehnoloogiasektori ja uue majanduse, uue generatsiooni võib-olla sellised töömõisted on tõesti teistmoodi, et pakutakse seal kodutööst kuni erinevate tehnoloogiliste lahendusteni, et teha selliseid väikseid tööampse. Aga ma usun, et suures piires ikkagi jääb sama see meetod, et tullakse hommikul tööle, tehakse tööd ja õhtul minnakse koju.